Ma olen alati arvanud, et EFTA-le pääsemiseks on vaja olla nomineeritud. Tuleb välja, et ma poleks pidanud seda Taukari kommentaari eelmine aasta nii tõsiselt võtma. Minge kooli. 1. mail hakkab BFM-is telemagistri vastuvõtt, kes täna auhinnast ilma jäid, näiteks Mihkel Kärmas. Õpite nappi 2 aastat, see aeg läheb väga ruttu ja tulete siia, olete diplom taskus ja auhind käes siin samas laval. Sügisel saigi minust teletudeng ja Taukar lubas, et juba 2. aastal saan EFTA laval auhinda vastu võtta. Uurin telespetsialistide käest, mida ma selleks päriselt teha saan. Inimestele silma jääda on kõige tähtsam, et sind päriselt teatakse. Et sa läheksid korda noorele, vanale, mehele, naisele. Tegelikult on sulle vaja õigeid inimesi ümber. Televisioon ikka üksinda ei tee. Terast mõistust oleks ka hädasti vaja. See on see põhiline telenipp üldse. Haara vaataja lipsust ja tee midagi, mis hoiab teda iga sekund kaasas. On ju? Nii lihtne ongi. Peaasi, et oleks huvitav. Ma olen vaja lihtsalt järele jätmatut jonni, muudkui ajada oma asja ja olla nagu optimistlik ja olla kas või ainus inimene, kes usub sellesse asja. Ja mõelge, mis te saada tahate. Inspireerige oma külalisi ja ärge liiga võib-olla nautige ennast või ärge liiga rahul endaga olge. Täistund läheb koju juba 2. järjestikuse EFTA-ga. Kuidas see neil õnnestus? Natuke kannatlikkust, tööd ja siis ta tuleb küll. Uudishimu. See lõputu uudishimu, mis peab olema igal hommikul üles tõustes sinu sees ja oskus leida asju, mis on huvitavad mitte ainult endale, vaid teistele ka. Minul on plaan, et lähimate 40 aasta jooksul vähemalt tahan ma saada EFTA-t. Mis on praegu, mida ma saaks teha, et ma kindlustaks selle, et üks päev ma olen EFTA-ga? No tuleb nagu lihtsalt nagu teha, hästi palju asju. Soovitan intervjueerimist harjutada kõikide inimeste peal, keda sa vähegi näed, on ja kohe hakka intervjueerima. Ära üldse normaalselt vestle, ainult intervjueerid kogu aeg. Kogu aeg mikriga lähen ja jah, kogu aeg harjutada, on ja. Siis vaatad peeglist, kuidas kehakeel töötab. Ja nii ta tuleb. Ära karda midagi. Kõik saab korda, kõige sa saad tööda kõvasti, õppi juurde ja need võimalused ise tulevad sinu ellu. Absoluutselt. Kõigil on võimalus EFTA võita. Väga hea! Võtame kõiki neid nõuandeid arvesse ja järgmine aasta oleme äkki juba ise siin.